Ülenurme areenil esitlesid oma hoolealuseid seakasvatajad osaühingutest Viru Möldri, Kaubi farmid ning Saimre seakasvatusest. Paraadi juhatas Eesti Tõusigade aretusühistu aretusosakonna aretusspetsialist, veterinaararst ja konsulent Aino Aringo. Kõigepealt astusid vaatajate ette Viru Möldri suurt valget tõugu noorkuldid. Tema on ka uus tugev tegija, kasvatab nii suurt valget kui landrassi ja Eesti Tõusigade aretusühistud töötab meeskond ja farmid töötavad ristandaretusprogrammi põhjal. See tähendab, meil on mõned farmid, kes töötavad puhaste karjadega ja toodavad liha tootmiseks ristandemiseid. Praegu meil on areenil siis suur valge kult, mis on aluseks siis ristandemiste tootmiseks. Järgmiseks sammus areenile landrassi tõugu emis osaühingust Kaubi farmid. Te näete, et landrassi kuju on hoopis teistsugune, ta on pikem. Nad on pikad, viljakad, head emad. Mõne aasta eest toodi Kanadast Eestisse Duroci kuldid, mis ristandemistega paaritades oluliselt ka liha kvaliteeti aitavad parandada. Oma ristandemistega käisid Ülenurmel Kaubi farmid ja Saimre seakasvatus. Te näete, nad on küllalt sarnased eelmistele, aga nad on palju aktiivsemad. Nende lapsed on tugevamad, nad kasvavad kiiremini. Et suund on ikkagi liha tootmisel põhiliselt ristandemis ja seda meie enamus ettevõtteid ka kasvatab ja põrsa tootmiseks kasutab. Ning viimastena astusid publiku ette osaühingus Pihlaka farm kasvanud ristandemiste ja Durocite kuldi järglased. Aga kuna Durocid on meil väga-väga hoitud 10 luku taga ja ainult purgis liiguvad need poisid ringi, siis Duroci kulti me teile näidata ei saa, küll aga nende lapsi. Ning pärast põrsaste etteastet kuulutas žürii välja ka 2011. aasta parimad tõuaretajad. Ja Eesti Tõusigade aretusühistu on tunnistanud parimaks Eesti suurevalge tõu aretajaks Saimre seakasvatuse osaühingu. Eesti maatõu, nimetame teda ka landrassiks, parimaks aretajaks tunnistati osaühing Viru Mölder. Täna me ei näinudki päris seda Pieträäni tõugu, kes on ka ilus mustavalge kirju, aga selle tõu paremaks aretajaks on ikka igal aastal tunnistatud osaühing Pihlaka farm. Nüüd oli suur vaidlus. Eestis on tunnustatud puhasaretus. Puhasaretuse baasil püsivad tõud ja seda jätkatakse pidevalt ja parandatakse ka sugulastõugudega, keda tuuakse Eestisse sisse. Sigadel on ka ristandaretusprogramm. Selle lõpp on muidugi need 2 väikest, kes siin väljas jooksid, kus on mitu tõugu, 2, 3, 4 tõugu kokku juba keevitatud ja nemad pärast tapaküpsust lähevad tõesti seda kurba teed, aga meile rõõmustavad teed, kust me oma toidu saame. Aga on üks aste ja see on nimelt, et saada viljakamaid emiseid, tuleb meie Eesti 2 valget tõugu ristata oma vahel ja nemad on viljakamad kui need, kes siis selle värvi ja väikese pekiga parandavad lihakehasid. Ja see on ka omaette tegevus. Meie Eesti Tõulomasse Liidu volikogu koosolekul arutasime, kuid jäime seisukohale, et me välja karikat ei anna. Aga täna veel arutades oli diskussioon ja komisjon, kes seisab teie ees, lubas mind ikka toetada selle nimel, et ma julgen välja öelda, et me anname osaühing Kauba farmid ka karika ristand emiste eest. Mitte ristamise eest, vaid heade ristand emiste eest.
Seakasvatus kui selline on alati olnud Eestis traditsiooniline ja kui 40 aastate ette müüdi ka lääneturule või kõrval ka Eesti peekonit, siis see juba näitab, kui pikk traditsioon on olnud ja viimastel aastatel on hästi tõsiselt kätte võetud ka lõpp-produkti ehk nuumasigade saamisel ristamisprogramm ja see on vajalik, aga selleks, et ristata, peab olema väga hea puhas aretus, sest vanemad peavad olema puhtatõulised, siis me saame heteroosi ja saame ka paremat tulemusi. Eesti Tõusigade Aretusühistu on saanud tuua Eestisse uue seatõud juurokite näol, kuna see tõug on ennast õigustanud nuumseakasvatuses, siis on plaan selle tõuga edasi töötada. Paralleelselt kõrval on ka piotraanitõugu sead, kuid tundub, et populaarsemaks muutub juurokitõu sperma kasutamine. Kuid milliseid käegakatsutavaid tulemusi on tõuaretus tänaseks andnud? 90-ndatel oli meil viljakus 10,5 põrsast keskmiselt. Pesakonnas see oli päris selline keskmine põrsaste arv. Tänaseks on tublimad ja edukamad karjad 12-13 põrsast. Pesakonnas üks prioriteet on ehk see, et sealiha muuta marmorjamaks, ehk see rasv ei oleks seal seljapeki all, vaid ta oleks seal lihaskimpude vahel, mis mõjutab sealiha maitsvust. Aretajad tegidki sellega ilmselt karutöön, et valisid aina õhema pekiga sigu, aina taisemaid sigu ja see liha muutus taiseks ja puiseks. Ja eks nüüd juurokitõu kasutamisega me katsumegi seda olukorda leevendada. Millised on aga Eesti seakasvatajate tänased rõõmud? Need, kes on siia maastikule alles jäänud, on suutnud oma ettevõtteid rekonstrueerida. Tänu PRIA toetustele muidugi teoks saanud ja need rekonstrueerimised annavad juba tunda tegelikult tootmistulemustes.